Nii, tere hommikust kõigile. Kuidas te end tunnete? Väga hästi. Olete valmis tänaseks lennuks? Me oleme siin erinevatest paikadest kogunenud ja see on üsna ainulaadne ja see on olnud ka minu unistus pikka aega, mida Jumal on mulle näidanud. Et need inimesed, need grupid, liikumised, kes on osa saanud ühel või teisel viisil sellest apostellikust, et need võiks koguneda nii-öelda isade jalge ette ja kuulata ja õppida üheskoos. Meil on igal ühel oma selline, kuidas ma ütlen, oma selline tugevus või oma selline aktsent mingi lõpetuse kohal. Aga me vajame üksteist. Sest Kristus on nii külluslik, nii sügav, nii palju hõlmav, et me üksinda keegi ei suuda seda täiust katta. Aga koos juhtub midagi. Ma sain ühe väikse kirjakoha ka, ma ütlen selle kohe ära. See on tuntud kirjakoht, aga see nii hästi ilmestab seda, mida doktor Steve Everett ja pastor Jonathan Oxedain on meile siin ka õpetanud. Ja see tuleb Luuka evangeeliumist peatükk 17 ja salmid 20 ja 21. Siin on öeldud niimoodi, et kord variserid küsisid Jeesuselt, millal tuleb siis Jumala riik. Siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt, ega öelda, ennäe siin või ennäe seal. Sest ennäe, Jumala kuningriik on seespidi teie sees. Siin tõlge küll ütleb, et Jumala riik on teie seas, aga kui meie oleme koos, siis ega Jumala kuningriik ei eksisteeri lahus inimesest. Siin räägib just vaimsest kuningriigist. Ja see on seespidi meie sees. Inimestel on ikka, et tahavad kuskile sirutuda, näha, tormata, minna, kus on midagi. Aga kõik need Jumala asjad hakkavad seespidi pihta, seespoolt väljapoole on Jumala kuningriigi kasv. Ja see on ka see, mis juhtub seemnega. See on kõik seal sees olemas. See on kõik sinna pakitud, see DNA on sellesse pisikesse seemnekesse pakitud. Ma olen ise agronoom, olen kokku puutunud paljude erinevate seemnetega, neid külvates. Mõni on nii väike, et see on nagu tolm, aga ometi temas on kogu informatsioon, et kasvada näiteks suureks taimeks, mis on toiduks meile, nii et ka meie oleme tegelikult see toit. Me võime üksteisest süüa, nii nagu me võtsime Kristusest osa. Nii et Jumala kuningriik on seespidi meie sees. Seda ütles Jeesus variseridele, kes tulid teda kiusama erinevate küsimustega. Ja halleluuja, et me ei pea seda kuskilt kinni püüdma ja taga ajama, me peame kõigepealt vaatama seda iseendasse. Ja see töö on meie sees. Nii et see on nii hea, et see on meis kõik olemas, me ainult avastame seda. Me avastame seda ja meil on siin rõõmuabilised, või, kes teevad selle meile puust ja punaseks, et me saaksime ühe ilmutuse enda sisse, ühe kestva, jääva ilmutuse. Halleluuja. Need olid minu sissejuhatavad sõnad, nüüd ma annan pastor Tõnule Saaremaalt järje edasi ja siis juba lähme ülistusse. Tere hommikust minu poolt, Jumala rahu teile. Ja nagu juba tutvustati, et ma olen siis Saaremaalt, ma olen siis pastor Leevi Kojast. Ja ütlen niimoodi, et 1989 tuli minu hea ja kurja tundmise pimedasse maailma valgus. Ja ta tuli väikese seemnena.
Ja väga hea oli praegu kuulata, et siin saalis on rohkem kui üks agronoom. Ka minu eriala on agronoomia. Ja huvitav on see, et seemnel on võime kasvada pimedas. Ja see on päris huvitav, et kui sa vaatad nagu seda looduslikku pilti, seeme pannaksegi mulda, kus ta on ju esmalt väga pimedas kohas. Ja siis ta hakkab ajama juurt. Ja täpselt sama on sündinud meiega. Tema elu on tulnud meisse, aga me oleme selles protsessis, kus Kristus saab kuju meie sees. Ja me kõnnime kõik omal viisil seda teed ja Jumal, mulle ikka meeldib öelda nii, et selles on nii suur lootus minu jaoks, et Jumal on alustanud head tööd meie sees ja viib selle lõpuni, Jeesuse Kristuse tulekupäevani. Aga ma loeksin teile Efesuse kirjast ühe kirjakoha ja olen ju seda teed kõndinud 35 aastat, aga jätkuvalt tuleb uut arusaamist, mis täiendab seda alust, seda, mida Jumal on teinud. Ja Efesuse kiri algus ütleb meile niimoodi. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses. Ma arvan, et me oleme mõelnud Jumala õnnistuste suhtes hästi inimlikult. Et oleks mul turvaline, oleks mul koht, kus elada, et ma oleks materiaalselt varustatud ja siis me palume tihti Jumala õnnistust, et kaitse ja nii edasi. Ja see on kuidagi nagu seespoolt väljapoole või kuidas öelda, või väljapool, välispidine. Aga alles hiljaaegu ma hakkasin mõistma, mida nende salmide all mõeldakse. Ja ma hästi lühidalt püüaksin seda öelda. Ta on õnnistanud meid kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses. Siis ta hakkab siin seletama seda, aga lihtsalt etteruttavalt öeldes, see, et mind on tehtud ja sind on tehtud uueks inimeseks, sa oled Jumala poeg, kogu selles täiuses. Vot selle õnnistusega on ta meid õnnistanud. Ja mida rohkemat on sul vaja, kui see, et sa oled ainsa elava Jumala poeg. Ja kui siit edasi lugeda, nõnda nagu ta meid on valinud, et tema sees enne maailma rajamist olema pühad. Tegelikult juba ta räägib sellest identiteedist. Ta ütleb, et enne maailmade rajamist on ta meid valinud olema tema sees. Nii, pühad. Mis teeb ühe mäe või linna või siis inimese pühaks? Tema ligiolu. Ja enne mul jäi see lause sealt lõpuni, et kui see valgus tuli 89. aastal, siis ta tuli, et jääda. Olgugi, et minu kogemus selle 35 aasta jooksul tihtipeale püüdis anda tunnistust, et teda ei ole siin. Aga ta on. Ta tuli selleks, et jääda. Ja ta tuli selleks, et alaliselt jääda. Ja selle tõttu oleme me pühad. Mitte oma tegude tõttu, mitte oma pingutuste tõttu, vaid selle tõttu, et tema on minus. Ja nagu ta ütleb, et ta on ka meid ära ette, et me oleme tema sees ka samal ajal. No kuidas seda pilti mõista? Seda on väga keeruline seletada. Ma toon lihtsalt sellise näite. Eks te ise siis saate aru, kuidas te oma mõtteviisis seda suudate seletada. Aga ma kuulsin kunagi ühte sellist näidet. Vaat see on võimalik nüüd Jumalale, et sa paned ühe ämbri sisse teise ämbri. Aga samas,
ütled, see on see pilt, aga samas sa võtad nüüd selle teise ämbri ja paned selle omakorda selle sisse. See on see üks olemine ja seda on raske seletada. Aga nõnda on ta meid kutsunud ja määranud olema üks temaga. Aga ma loen ühe mõtte veel siit natukene edasi, lihtsalt loen ja siis ütlen mõne sõna juurde. Olema pühad nii enne maailmade rajamist ja laitmatud tema ees armastuses. 5. salm ütleb, meid ette ära määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu. Kui kaua ma olen lugenud seda kirja? Efesuse kiri on selles mõttes üks kiri, mis mind on palju valgustanud. Enne maailmade rajamist ta juba räägib, et ta on meid lapse õiguse osaliseks määranud Jeesuse Kristuse kaudu. Ehk ma näen seda, et tema surm ja ülestõusmine on olnud juba enne maailmade rajamist paika pandud. Ja see, et inimkond läks hea ja kurja tundmise mõistmise teekonnale, ei ole juhuslik ega ütleme viga. Inimkond pidi minema sellele teekonnale. Aga loen edasi. Meid ette ära määrates siis lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heaks arvamisel. Ma tahan lihtsalt rõhutada neid, oma tahtmise heaks arvamisel. Oma armu aukiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armsas. Kui ta meile tegi teatavaks oma tahtmise saladuse, ma loen tegelikult 8. salmiga, seda armu on ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega. Kas sa suudad seda haarata? No ilmselt mitte lõpuni, aga seda armu on ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega. Ehk siis, vaata, ainus, kes on kõige looja, ta paneb kõik oma mõistuse kokku, oma tarkuse. Ja selles oma tarkuses ja oma tahtmises ta on loonud midagi väga head. Ja ta ütleb, et ta on sellega meid õnnistanud, kes on siis tema nägu, kuju ja sarnasus. Ja seda armu on ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega, kui ta meile tegi teatavaks oma tahtmise saladuse, oma heameele kohaselt, nõnda nagu ta seda eneses oli kavatsenud. Nõnda nagu ta seda eneses oli kavatsenud aegade täiuse korraldamiseks. Et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja maa peal. Kui ma neid salme loen, ma saan aru, et ma väga vähe seda mõistan. Siin on nii palju öeldud. Aga ütleksin niimoodi, et see, et olla lihtsalt niimoodi tavamõistes kristlane, ega sa selleks väga palju armu ei vajagi. Moraal on võimalik ära õppida. Ja sul on võimalik need kombed selgeks saada. Sul on võimalik hoida sellest distsipliinist kinni, et sa käid pühapäeval kirikus. Aga sa vajad armu ja sa ei saa teistmoodi olla, sa vajad pojaks olemiseks, sa vajad armu. Ja seda armu on ta välja vananud rohkesti kõige oma tarkuse ja mõistusega. Ei ole. Ma vahest mõtlen, kui öeldakse see, et liiga palju ei tohi armust rääkida. Olete kuulnud selliseid mõtteid, jah? Aga ei ole teist teed. Ei ole teist teed. Ja ma mäletan aastaid tagasi, kui lugesin Kolossa kirja, kus Paulus räägib auhiilguse lootus Kristus teie sees. Ja saalt mõni salm edasi, teise peatüki algus vist on, jah? Ütleb niimoodi, et Paulus ütleb, et me tunnetaksime ära Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse haarded. Kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse haarded. Ja kui ma omal ajal vaatasin alati Jeesust Kristust nagu eraldi, ei näinud teda nagu temaga üks olemises. Siis nagu lugesid selle ära ja pole palju sellest nagu aru saanud.
Aga täna, kus see pilt on muutunud ja mingil viisil, mingil tasandil, eks me näeme seda igaüks erineval tasandil, me näeme temaga üks olemist. Nüüd korraga see sõna muutis või haaras mu tähelepanu, et me tunnetaksime ära Jumala saladuse, Kristuse. Ja siin ei ole öeldud ainult, et Jeesuse Kristuse, vaid siin on öeldud Kristuse. See on Jumala saladus. Ja kui siit minna edasi, siis ta ütleb niimoodi, et Paulus ütleb, et see saladus on suur. Ma räägin Kristusest ja kogudusest, üks olemisest. Ja Galaate kirjas Paulus ütleb jällegi nii, et Abrahami sugu on Kristus. Ütleme lühidalt, Jumala poeg, see, millega me oleme siis kõik õnnistatud, on Jumala saladus kogu loodule. Ja see, mida kogu loodu ootab, et kate võetakse Jumala poegade pealt. Ja me Saaremaal oleme hakanud vaikselt mõistma, kui üldine kristlaskond on, tema tähelepanu või mõtteviis on olnud selle peale, et see maailm hävib. Ma ei oska selle kohta palju, ma ei taha nagu selles valguses midagi öelda, aga me oleme hakanud Saaremaal aru saama, et see maailm, selle maailma mõtteviis, mõttelaad, hea ja kurja tundmise puust lähtuv mõtteviis peab leidma, see maailm peab leidma oma lõpu minu sees. Aga täname Jumalat. Ja mis mind praegu väga tugevalt kõnetab, doktor Steve Everetti kõne, kõik need Saaremaal ja siin olles, kuidas on üks tohutu julgustus näha selgelt oma õiget identiteeti ja julgelt, et me julgelt käiksime selles. See on olnud kuidagi minu jaoks nagu selline tugev rõhuasetus. Aga ma ütlen, et see on pannud mu südame nii põlema. Ma ei ole 2 ööd saanud magada, sest vaim ei lase magada. Aga tõuseme ja täname Jumalat. Isa, me täname, et sa oled meid väga kõrge kutsumisega kutsunud. Isa, me palume, et sa annaksid meile jätkuvalt tarkuse ilmutuse vaimu. Et me teaksime, mis lootus see on, milleks sa oled meid kutsunud. Aga isa, me täname, et sa oled seda head tööd alustanud meie sees ja sa viid selle lõpuni. Ja me tahame kõigest sellest aru saamises, mis meil on, oma südame siiruses, usaldada sind, toetuda sinu peale. Isa, me täname sind. Halleluuja. Halleluuja. Isa, las see tänased koosolekud ka, sõna jagamine, olgu meile õnnistuseks, ülesehitamiseks. Las see avardab meie telgivaiu. Las see teeb meid elavaks. Las see peseb meid. Halleluuja. Me õnnistame oma külalisi. Me õnnistame neid tõlke, kes teevad ütlematult tähtsat tööd. Isa, me täname. Halleluuja. Amen. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns.
Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Yeah. Our God reigns. Our God reigns. Yeah. Forever. Your kingdom reigns. Yeah. Woo. Our God reigns over everything. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Yeah. God, you reign. Yeah. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Yeah. Our God reigns. Our God reigns forever. Your kingdom reigns. Yeah. And hallelujah. Thank you, Jesus. I was a prisoner, but now I'm not. And with your blood, you bought my freedom. Hallelujah for the cross. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was a prisoner, but now I'm not. And with your blood, you bought my freedom. Hallelujah for the cross. And by your stripes I'm healed. By your death I live. The power of sin is overcome. It is finished, it is done. By your stripes I'm healed. By your death I live. The power of sin is overcome. It is finished, it is done. By your stripes I'm healed. By your death I live. The power of sin is overcome. It is finished. Hallelujah. Thank you, Jesus. I was a prisoner, but now I'm not anymore. And with your blood, you bought my freedom. Hallelujah for the cross. There's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, healing, working power in the blood. Hey, the blood of the Lamb. There
is freedom, freedom, wonder-working freedom in the blood, yeah, blood of the Lamb. Oh, we thank you for the cross, yeah. We thank you for the blood, yeah. Woo. I'm clean, I'm washed, white as snow. I'm clean, yeah. His blood speaks over me. His blood speaks better things. His blood speaks. Oh, his blood is crying out over me. Whom the Son set free is free indeed. Yeah, his blood is crying out. His blood is crying out. Freedom, 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 freedom. The Son set free is free. Whom the Son set free is free indeed. Whom the Son set free is free indeed. Oh, let my son go, Pharaoh. Let my son go, Pharaoh. Let my sons go free. 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 Freedom over you. I speak freedom over the sons of God. The door is open. The door's wide open. The door to your freedom is open. Whom the Son set free is free. Whom the Son set free is free indeed. Yeah, 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 yeah. And there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is freedom, freedom, wonder-working freedom in the blood. It's in the blood, it's in the blood. Oh, the Son set free is free indeed. Whom the Son set free is free. I'm free to be me. I'm free to be who you created me to be. Shake everything that can be shaken, Lord. Shake the foundation of every prison door. Shake, 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 wake up. Wake up your sons, wake up your church, wake up, wake. We speak life from the dead. We speak your word. Come alive in Jesus' name, yeah. Whom the Son set free is free. Whom the Son set free is free. Somebody shout freedom. 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 Freedom reigns in this place. Yeah. Oh yeah. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We love you, Lord. We love you, Lord. And we lift our voice to worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and may this be a sweet, sweet sound in your ear. May I worship, Lord, may our worship be a sweet, sweet sound. May this be a sweet, sweet sound. May we be a sweet in your ear. Yeah, yeah. Hallelujah. Welcome back to school. tere tulemast tagasi kooli. Hallelujah. What a sweet presence in the house. milline armas ligiolu on siin paigas. Hallelujah. How many can feel yourself being changed by the word? kui paljud teist tunnevad ennast, et see sõna on teid muutnud, mida te olete Can kuulnud? you feel that? Hallelujah. I've got so much I could share today. mul on nii palju asju, mida ma tahaksin täna jagada, I just want to share what I'm supposed to share aga ma lihtsalt jagan seda, mida ma peaksin jagama. because I want to definitely give Dr. Everett plenty of time today. Sest ma tahan kindlasti, et doktor Everettil oleks piisavalt aega täna rääkida. I just want to highlight a few things on my heart. Lihtsalt tahan mõned asjad oma südamest jagada või lisada siia. We've been talking about transition, Me oleme rääkinud üleminekust and we're relating that really to transformation. ja me oleme seda nagu sidunud või ühendanud muutusega. How many were being transformed? Kui paljud on muudetud saanud? Või on muutumises? That Greek word metamorphosis, See kreeka sõna metamorfoos, that's where we get metamorphosis from. see on, kust tulebki see sõna siis see metamorfoos. It means to change forms. See tähendab nagu vormide muutumist. So, and the change happens from the inside out. Ja see muutumine toimub siis seest poolt väljapoole. So who you really are Nii et see, kes sa tõeliselt või tegelikult oled, is inside. see on sinu sees. And we just heard the kingdom of God is within you. Ja me kuulsime, et Jumala kuningriik on sinu sees, see on seespidine. So if he put the kingdom in us, Nii et kui tema on pannud kuningriigi meie sisse, shouldn't we expect it to manifest outward? kas me siis ei peaks ootama, et see väljendub, avaldub väljapoole? We've been blessed with every spiritual blessing Me oleme õnnistatud kõigi vaimulike õnnistustega in the heavenly places, taevastes paikades. and those heavenly places are in Christ. Ja need taevased paigad on Kristuses.
Wow. That's amazing. see on hämmastav. So if you're in Christ, nii et kui sa oled Kristuses, you're already blessed siis sa juba oled õnnistatud with every spiritual blessing, kõigi vaimulike õnnistustega and you're already in heavenly places. ja sa juba oled taevastes paikades, If you're in Christ. kui sa oled Kristuses. Now let's build on top of that idea. nii et nüüd ehitame veel siia midagi peale. If Christ is in you, kui Kristus on sinu sees, what are you really saying? mida sa siis ütled, jah? Okay. When you received Christ, kui sa oled Kristuse vastu võtnud, you received a whole lot more than you can imagine. siis sa oled võtnud vastu palju enam, kui sa suudad ette kujutada. Dr. Everett has a powerful teaching called Living Life in 3D. Doktor Everettil on üks võimas selline õpetusseeria elades 3Ds. And I've taught that teaching at my church. Ja ma olen õpetanud seda, rääkinud seda oma koguduses. It's powerful. So we live life in 3D. Me elame selles 3Ds, me elame seda 3D elu. And the 3Ds are discovery, ja need 3D-d on siis avastamine või uurimine, development, areng and deployment. ja siis nagu läkitus, värbamine. So this life is about discovery. Meie elu koosnebki sellisest nagu uurimisest või avastamisest. God the Father puts the treasure in us. Jumal isa paneb nagu ühe aarde meie sisse. And when you first come to the Lord, it's a mystery. Ja kui sa alguses, kui sa tuled issanda juurde, siis see kõik on nagu müsteerium ja see kõik on nagu selline, It's a secret. see on nagu salajane selline. But who we are should not remain a mystery. Aga see, kes me oleme, see ei peaks jääma selleks müsteeriumiks või selliseks saladuseks nagu. If you knew there was treasure buried on your property at home, kui sa teaksid näiteks, et sinu maa-alale, sinu koju kuskile, sinu maa-alale on peidetud mingi aare. if you heard that, kui sa oleksid seda kuulnud, you would probably be outside with a shovel, siis sa oleksid kindlasti kohe väljas selle labidaga digging everywhere you possibly could to Ja find that treasure. ja kaevaksid igal pool, kus võimalik, et seda aaret leida. We have this treasure in earthen vessels. Aga meil on see aare nendes taevastes astjates, And we are meie to, sees, maistes astjates. the kingdom is like treasure hidden in a field. Ja kuningriik on nagu põllule peidetud aare. And you and I are that field. Ja sina ja mina, me olemegi need põllud. And the Father wants us to discover the treasure Ja isa tahab, et me selle aarde üles that's leiaks, hidden in the field, mis on sinna põllule peidetud. the riches of His glory, Tema aurikkused, the riches of His grace. tema armurikkused. We are to discover grace upon grace upon grace. Me peame leidma või avastama selle armu peale. We are to experience glory upon glory upon more glory. Ja selle au, selle jätkuva, selle väga palju au. We are to experience faith upon faith upon faith. Ja usku usu peale peaksime avastama, leidma. Strength upon strength upon strength. Ja tugevuse peale. The more you discover, Mida rohkem sa uurid, the more you grow. seda rohkem sa kasvad. The more you discover, Ja mida rohkem sa avastad või leiad, the more you change. seda rohkem sa muutud. The transformation comes from the revelation. Muutus tuleb ilmutusest. Every time you have a revelation from God Iga kord, kus sa saad ilmutuse Jumala käest, of who you already are in Him, selle kohta, kes sa juba oled temas, you just changed that fast. siis sa lihtsalt niimoodi sõrmenipsuga nagu muutud.
Does that make sense? kas sa saad aru sellest? So revelation is important. nii et ilmutus on oluline. In Ephesians chapter 1, which was just quoted earlier, Efeslaste esimeses peatükis, millele ka olen varem viidanud. toward the end of the chapter there, seal selle peatüki lõpus, the Apostle Paul is praying for the church. seal apostel Paulus palvetab koguduse eest. And he's praying that the eyes of our understanding would be enlightened. ja ta palvetab, et meie arusaamise silmad saaksid nagu valgustatud. Because even though we're already blessed with every spiritual blessing, sest kuigi me oleme juba õnnistatud kõigi vaimulike õnnistustega, it's already been given to us. see on juba meile antud, Unless our eyes are opened, siis kui meie silmad ei ole avatud, we can't see it. siis me ei näe seda. So the Lord has to open our eyes. nii et issand peab avama meie silmad. He has to open our hearts to what's already there. ta peab avama meie südamed sellele, mis on juba seal olemas. He's not trying to get what you need to you. ta ei ürita anda sulle või et sa saad kätte selle, mida sa vajad. He's already done that. ta on seda juba teinud. It's like the power source. see nagu elekter. We see that we have the outlets up here. meil on pistikupesad siin. The power's already there. see elektri nagu vägi või see on seal juba sees olemas. The power is already available. see on juba kättesaadav, see on olemas. But if you don't plug into it, aga kui sa ei pane seda pistikut sinna sisse, you can't receive it. siis sa ei saa sealt seda kätte. sa ei saa seda vastu võtta. Your faith is the plug. sinu usk on nagu see kontakt või? see pistik. Your faith activates the power. Sinu usk aktiveerib väe. Remember the woman with the issue of blood? mäletate seda veritõbist naist? Remember what she said within herself? mäletate, mida ta ütles iseendale? She said, if I may but touch the hem of his garment, ta ütles, et kui ma saaksin kas või tema seda mantli äärt puudutada, I know I'll be made whole. siis ma tean, et ma saan täielikuks või terveks. Now she didn't pray and ask God to heal her. ta ei palvetanud ja küsinud Jumala käest. She just said within her own self ta iseendale oma sees ütles seda, that if I can touch him, et kui ma saaksin teda puudutada, I know I'll be made whole. siis ma tean, et siis ma saan terveks. So she pressed through the crowd. nii et ta pressis sealt rahva hulgast läbi. She had to, in herself, push through every barrier, ta pidi nagu iseendas kõigist nendest takistustest läbi pressima. every obstacle, kõigist takistustest. everything that's opposing her kõik, mis oli nagu talle vastu tulemas, to get to Jesus. et jõuda Jeesuse juurde. And when she finds her way in the presence of Jesus, ja kui ta siis jõuab sinna, leiab selle tee Jeesuse ligiollu she touched him ja siis ta puudutas teda and she received just what she said within her heart. siis ta saigi kätte selle, mida ta oli oma südames öelnud. Jesus felt the power go out of him. ja Jeesus koges, kuidas vägi läks temast He välja. turned around and said, somebody touched me. ja ta pööras ümber, ütles, keegi puudutas mind. And there was hundreds of people around him. ja sajad inimesed olid seal tema ümber. And they were all touching him. ja kõik nad ju puudutasid teda. But one person really touched him. aga üks nagu eriliselt puudutas teda. And she drew the power right out of him. ja see naine siis nagu justkui tõmbas selle väe temast välja. And then Jesus responds to her and says, woman, ja siis Jeesus vastab ja ütleb, et naine, I didn't make you whole. mina ei teinud sind terveks. Your faith made you whole. sinu usk tegi sind terveks. You see how powerful your faith is? näed, kui võimas on sinu usk. God has given us all things pertaining to life and godliness.
Jumal on andnud meile kõik asjad eluks ja Jumala kartuseks. according to his divine power. Tema jumaliku väe järgi nagu või selle kohaselt. That's 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Teise Peetruse 1, 3 ja 4. He says, according to the divine power, Ta ütleb, et jumaliku väe kohaselt you have all things pertaining to life and godliness sul on olemas kõik asjad, mis sul on vaja eluks ja Jumala kartuseks. and you are a partaker of his divine nature. Ja sa oled juba osasaja tema jumalikust loomusest. Somebody say, wow. Nii et sa võid öelda vau selle peale. It's according to two things. See on siis kahe asja järgi või kahe asja kohaselt. His divine power, Siis see jumalik vägi, now that's the Holy Spirit. see on siis püha vaim. How many has the Holy Spirit? Kui palju teil on püha vaim? Well, you've got his divine power. Siis sul on ka tema jumalik vägi. But the divine power needs an activator. Aga see jumalik vägi vajab ühte aktivaatorit. You need the knowledge of him. Sa vajad tema tundmist. According to the knowledge of Christ. Kristuse tundmise kohaselt. You see, the more you know Jesus, Nii et mida enam sa tunned Jeesust, the more of his power is activated in your life. seda enam tema vägi saab aktiveeritud sinu sees. That's why the Apostle Paul is praying for us to have revelation. Sellepärast apostel Paulus palvetab, et meil võiks olla ilmutus. Revelation means to uncover. Ilmutus tähendab nagu katet ära võtma. It means to unveil, Jah, katet ära võtma. to reveal what's already there. Et teha nähtavaks seda, mis on juba seal olemas. We need to be able to see the divine power, Me peame olema võimelised nägema seda jumalikku väge, the gift, seda andi, the glory seda aua, that's already here. mis juba on siin olemas. Hallelujah. So is the Lord trying to get the blessing to you? Kas Jumal üritab kuidagi tuua sulle, anda sulle seda õnnistust? Or is he trying to get us to see what's already there? Või ta üritab, et meile jõuab kohale või me saame aru, me märkame seda, mis on juba olemas. I believe he's trying to get us to see what's already there. Ma usun, et ta tahab, et me näeksime seda, mis on juba olemas. Hallelujah. And when you see it, Ja kui sa näed seda, you are changed. siis sa saad muudetud. You're transformed. Sa saad muudetud. Metamorpho Metamorfoos toimub. means to change from the inside out. See tähendab, et sa muutud seestpoolt väljapoole. Because these blessings are spiritual. Sest need õnnistused on vaimsed. And it works from the inside out. Ja need toimivad või töötavad seestpoolt väljapoole. Many times we're looking for our change to come from outside. Väga tihti me ootame oma muutust väljastpoolt. We're looking for our bank account to change. Me ootame, et meie pangaarve muutub. We're looking for the pain to leave before we declare we're healed. Me ootame, et valu kaoks ära enne kui me saame terveks. But the Lord says, no, reverse your thinking. Aga Jumal ütleb, ei, muuda oma mõtlemist. The Bible says, let the poor say I'm rich. Piibel ütleb, öelgu vaesed, et Let ma the olen weak rikas. say I'm strong. Öelgu nõrgad, et ma olen tugev. Let the redeemed of the Lord say so. Las see issanda lunastatud öelda nii. If you are redeemed, Kui sa oled lunastatud, that means delivered, see tähendab, sa oled Set free. vabastatud, vabaks tehtud, restored, taastatud, then say it. siis ütle seda. Because something happens Sest midagi juhtub, when you speak the truth out of your mouth. kui sa tõde välja räägid oma See, the suuga. word of God is the activator. Jumala sõna on If you want aktivaator. to, if you want to see more Kui miracles, sa tahad näha rohkem imesid, then you need to speak more words of faith out of siis your mouth. sa pead rääkima rohkem ususõnu oma suuga. Hallelujah. Because
The Father can only respond to his word. sest isa saab ainult vastata oma sõnale. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You see, the Father and the Word are one. See sõna isa piiblis on ainult üks. Isa ja sõna piiblis on üks. Jesus is the Word. Jeesus on see sõna. The Father and the Son are one. Isa ja poeg on üks. The Father and the Word are one. Isa ja sõna on üks. The Father, Son, and Holy Ghost are one. Isa, poeg ja püha vaim on üks. Oh, hallelujah. I'm getting into some dangerous territory. Ma liigun ohtlikule maa-alale. Because if I get in this flow, I'll get stuck. Siis ma võin kinni jääda. But I do want to mention this about God's nature. Aga ma tahan öelda seda, et Jumala loomus. We know God. The Godhead is 3 parts. Me teame, et Jumalal on nagu 3 osa. We have the Father. Meil on isa, We have the Son. meil on poeg We have the Holy Ghost. ja meil on püha vaim. These 3 are one. Aga need 3 on üks. And that's still a mystery. Ja see on saladus, müsteerium meie jaoks. You can't think, you can't figure this stuff out in your natural mind. Sa ei saa oma loomuliku mõistusega seda nagu välja mõelda või ära seletada. But we do know the 3 are one. Aga me teame lihtsalt, et need 3 on üks. They're equal. Nad on võrdsed. Now the Father Nüüd isa operates out of the Word. toimetab sõna läbi. The Word is his Son. Ja sõna on tema poeg. The Apostle John calls Jesus the Word. Apostel Johannes kutsub That is Jeesust amazing sõnaks. to me. Ja see on hämmastav minu jaoks. And the Holy Spirit is the activator Ja püha vaim on nagu see aktivaator. of God's Word in the earth. Jumala sõna aktivaator siin maa peal. Does that make sense? Kas see jõuab kohale teile? Või on see nagu arusaadav? Now you can have the Word of God. Nüüd sul on Jumala sõna, But apart from the Spirit of God, nothing will happen. aga ilma püha vaimuta midagi ei juhtu. You can have the Holy Ghost. Sul võib olla püha vaim, You can have tongues of fire. sul võib olla tonnide viisi tuld, You can have all the gifts. sul võivad olla kõik kannid, But without the Word of God, aga ilma Jumala sõnata you may not see much manifestation. sa ei pruugi näha eriti palju manifestatsiooni või ilmsiks tulekut. But when you put the Word of God Aga kui sa võtad Jumala sõna and the Spirit of God together, ja Jumala vaimu paned need kokku, you've got a manifestation. siis midagi hakkab juhtuma. God's Spirit can only land on His Word. Jumala vaim saab ainult toimetada koos sõnaga. Does that make sense? Kas te saate aru? So the more Word you get in you, Nii et mida enam sa saad sõna enda sisse, the more the Holy Spirit has to activate. seda rohkem püha vaimul on nagu mida aktiveerida. The Holy Ghost is the activator. Püha vaim on aktivaator. The Holy Ghost is the agent of regeneration. New birth. Ja. Birthing. Püha vaim on uus sünni nagu generaator või esile tooja. So this is how the Lord works. See on, kuidas issand töötab. He sends His Word in the earth. Ta saadab oma sõna maa peale And the Holy Spirit is hovering over that Word. ja püha vaim siis nagu hõljub selle sõna üle Or the Holy Spirit's hovering over the earth. ja hõljub üle maa. We see this picture in Genesis chapter 1 verse 2. Me näeme seda esimese Moosese esimeses peatükis salmis 2. It says the earth was without form. Seal ütleb, et maa oli ilma vormita, It was void. tühi oli And darkness was upon the face of the deep. ja pimedus oli sügavuse peal. But it says something powerful next. Aga siis ta ütleb järgmisena midagi vägevat seal. The Spirit was there hovering.
vaim hõljus seal. or fluttering like a hen over its nest. Hõljus seal nagu kana oma pesa kohal. Oh, hallelujah. That's a picture of the Spirit sitting over the earth, See on pilt vaimust, kes on nagu maa üle nii-öelda istumas või olemas, waiting on the word of God to come ootamas, et tuleks Jumala sõna, so that he can give birth to whatever was spoken. et ta võiks sünnitada seda, mis iganes on välja räägitud. The Holy Ghost is the agent of regeneration, new birth Püha vaim on uuesti sünni esiletooja in the earth. maa peal. The Holy Ghost responds to the word of God. Püha vaim vastab Jumala sõnale. When the word of God comes forth, Kui Jumala sõna tuleb esile, the Holy Ghost, the activator that's within you, siis see püha vaim on aktivaator sinu sees. he takes that word and activates it. He makes it come alive. Siis ta võtab selle sõna, ta aktiveerib selle, ta teeb selle elavaks. Does that make sense? Kas te saate aru? You need all three. You need the word and the spirit Sul on vaja kõike kolme, sul on vaja sõna ja vaimu, working together in your life. et nad töötaksid koos sinu elus. Now that was a huge bunny trail I just took. See oli üks kõrvalhüpe, mis ma tegin praegu. But does that make sense? Aga kas see on nagu loogiline või arusaadav? Since we are created in the image and likeness of God, Kuna me oleme loodud Jumala näo ja kujule järele, it's important to understand siis on oluline mõista, that God is three parts. God et is Jumalal on kolm osa. so we are not only conformed to the image of the Son, Me ei ole tehtud ainult poja kuju järgi. but we're conformed to the image of the Father Me oleme ka isa kuju järgi tehtud and the Holy Ghost. ja püha vaimu. Does that make sense? Kas see on loogiline? Hallelujah. In the beginning, God. I guess since I can't get away from the beginning, I'm going to stay there. Hallelujah. Ma ei saa vist selle teema juurest ära. Aga alguses Jumal In the beginning, God created. Alguses Jumal lõi. Now, the first mention of God, the first name of God that's revealed to us Esimest korda, kus Jumala nime nimetatakse või kus Jumalat ilmutatakse meile, in Scripture is Elohim. pühakirjas on Elohim. Now, Elohim has like a plural aspect to it as describing God. Elohimi selles nimes on nagu selline mitmus sees Jumala kirjeldamisel. It's a mysterious name. See on nagu selline müstiline nimi või? What we see within the name Elohim, Mida me näeme selles nimes Elohim? it's hidden in there. We see the Trinity. Sinna on peidetud see kolmainsus. We see the Father, Son, and Holy Ghost revealed in the name Elohim. Elohimi nimes on nii isa, poeg kui püha vaim on sinna peidetud. And that's the name that is first mentioned in Genesis chapter 1. Ja see on see nimi, mida kõige esimesena mainitakse esimese Moosese esimeses peatükis. So you and I were created out of Elohim. Nii et sina ja mina, meid on loodud Elohimist. In Genesis 1:26, we see a glimpse of this again. Ja esimese Moosese 1:26 me näeme uuesti seda, seal kordub see, When the Lord says, let us kus ta ütleb, et las meie make man in our teha inimesed enda, meie image and likeness. kuju ja
ja välimuse järgi, and after our likeness. meie nagu väljanägemise või meie kuju järgi. So 3 times in that verse, 3 times Kolm korda selles salmis you see an allusion to the Trinity. näed sa nagu sellist viitamist kolmainsusele. Now, when you come into chapter 2 of Genesis, Nüüd, kui sa lähed ja jõuad esimese Moosese teise peatükki, we see another name added to Elohim. siis seal lisandub Elohimile järgmine nimi. In verse 4, See salmis 4 says the Lord God Öeldakse- rested. Lord God rested from his works. issand Jumal puhkas oma töödest, öeldakse. If I'm correct, because I don't have my Bible, Kui mul On that. sai see õigesti, sest mul ei ole piiblit I siin. think it's verse 4. Vist oli salm 4. After the Lord God rested from his work, Pärast seda issand Jumal puhkas oma töödest. he reveals himself as Jehovah Elohim. Seal ta ilmutab ennast kui Jehova Elohim. And you'll see Jehovah Elohim combined for, you see the word Jehovah show up at least 7,000 times after that in the Old Testament. Ja pärast seda sõna Jehova kasutatakse veel mingi 7000 korda piiblis. So the name Jehovah is the covenant-keeping name of God. Nii et see nimi Jehova on nagu lepingut hoidva Jumala nimi. It's the covenant name of God. See on Jumala nagu lepingu nimi, lepingu Jumala nimi. And it shows up at the end of the week of creation. Ja see ilmub selle nagu nii-öelda õela või kurja loomisnädala lõpus. God reveals himself as Jehovah Elohim. Jumal ilmutab seal ennast kui Jehova Elohim. And that is a powerful picture Ja see on üks võimas pilt of the I am. sellest, et mina olen. Jesus is the agent that the Father works through in the earth. Jeesus on nagu see agent, kelle läbi issand töötab maa peal. He comes to us as the covenant-keeping name of God. Ja see on ka siis nagu lepingut hoidva Jumala nimi. Jesus has come to fulfill every promise. Jeesus on tulnud, et täita tõotused. Jesus has come, think about this. He has come to reveal God's face. Mõtle sellele, Jeesus on tulnud, et ilmutada Jumala palet. No one had ever seen God before until Jesus came. Mitte keegi polnud enne Jumalat näinud, kui Jeesus tuli. So Jesus, in a sense, is the full manifestation of God's name. Nii et Jeesus on nagu selle Jumala nimede manifestatsioon, His nature. tema loomus. In Exodus chapter 6, Teise Moosese 6. peatükis God tells Moses, ütleb Jumal Moosesele, Abraham, Isaac, and Jacob, they knew me as El Shaddai, God Almighty. et Abraham, Iisak ja Jaakob, nemad tundsid mind kui El Shaddai'd. But he says, you're getting ready to know me as Jehovah. Aga sina saad tundma mind kui Jehova. That's that covenant-keeping name See on see lepingu hoidmise nagu nimi, that was revealed on the 7th day of creation. mis ilmutati loomise 7. päeval. Now that name Jehovah comes to activate every promise that God has ever made to us. Ja see nimi Jehova siis saab aktiveerima kõik need tõotused, mis Jumal on andnud. He comes to bring forth the promise of God. Ta tuleb, et tuua esile see Jumala tõotus. And what the Lord was telling Moses in Exodus chapter 6 Ja see, mida Jumal ütles Moosesele seal 6. peatükis, is that I gave promises to you through Abraham, ta ütles, ma andsin sulle tõotused Abrahami läbi. but now I'm coming to you as Jehovah God Aga nüüd ma tulen sinu juurde kui Jehova Jumal,
to bring forth those promises. et tuua esile need tõotused. And when you see Moses at the burning bush, ja kui Mooses on seal põleva põõsa juures, that is a picture of the Lord coming to Israel in a new name. siis see on pilt sellest, kuidas issand tuleb Iisraeli juurde nagu ühe uue nimega, Actually, the fullness of his name. oma nime täiusega. And it's the name I am. ja see on see nimi, mina olen. I've just opened up something that's, I need to take a lot of time to unpack. ma nüüd olen avanud siin midagi, mida nagu läheks kaua aega, et seda lahti kõike seletada. But God's name is very important. aga Jumala nimi on väga oluline. There are many names, many promises attached to the name Jehovah. on palju tõotusi, mis on seotud selle nimega Jehova. We see that in Scripture. me näeme neid piiblis. Jehovah Rapha, Jehova Rahve, Jehovah Jireh, Jehova Jaire, Jehovah Sidkenu, Jehova Sidkenu, Siknua, Jehovah Mekadesh. Jehova Mekadesh. And anything you attach to the name Jehovah ja mida iganes sa selle Jehova nimega siis nagu kokku paned need is teised nimed, is a covenantal promise siis see on nagu lepinguline tõotus to God's people. Jumala rahvale. Hallelujah. The Lord done and now just to cut this short. ja ma nüüd teen selle lühidalt. Jesus, since we've already heard this in previous sessions, me oleme juba kuulnud sellest eelnevates loengutes. Jesus is the I am of God. ja Jeesus on see mina olen Jumal. He is the one that represents Jehovah, the Lord God. Jeesus on see, kes esindab seda Jehova The Lord God. Say again. Jesus is the one that represents the Lord God. Jeesus on see, kes esindab issandat Jumal issand on nagu Jumal issand või. So what the Father has done nii et mida isa on teinud, is put every Jehovah name ta on pannud igale Jehova nimele, in one name. ta on pannud sinna nagu ühe nime juurde. It's in the Ühe name nime of, sisse pannud. it's in the name of Jesus. ta on pannud ühe nime sisse ja see nimi on Jeesus. Oh, hallelujah. And when you come to Jesus ja kui sa tuled Jeesuse juurde and you're baptized into that name, ja sa saad ristitud sellesse nimesse, you're baptized into the full name of God. siis sa saad nagu sellesse Jumala täielikku nimesse ristitud. Just to make this short, I'll give you the full name of God. Are you ready? lihtsalt lühidalt ma annan sulle 4 Jumala nime. You're baptized in the name of the Lord, sa oled ristitud Jumala issanda nimesse, which represents the Father. mis esindab isa. You're baptized in the name of Jesus, sa oled ristitud nimesse Jeesus, which represents the Son. mis esindab poega, And you're baptized in the name of Christ, ja sa oled ristitud nimesse Kristus, which represents the Holy Ghost. mis esindab püha vaimu. And when you come into the name of the Lord Jesus Christ, ja kui sa tuled selle nime juurde, issand Jeesus Kristus, you have just come into the fullness of God. siis sa oledki jõudnud Jumala täiusesse. In Colossians chapter 1, the Apostle Paul tells us Galaatia 1. peatükus apostel Paulus ütleb meile, that Jesus is the fullness of the Godhead bodily. et Jeesus on Jumala täius ihulikult And we are complete in him. ja meie oleme täielikud või täieliselt tema sees. What a powerful statement. milline vägev ütlus. It has pleased the Father to put all fullness in his Son. Jumal pani kõik oma täiuse oma pojasse. So when you come into Jesus nii et kui sa tuled Jeesuse juurde and you put him on, ja sa nii-öelda rüütad ennast temaga, you just think about every name that's attached to Jehovah. siis mõtle iga nime peale, mis on lisatud sinna Jehova nimele juurde. Every covenantal promise you can think of. siis iga nagu tõotus, mille peale sa võid mõelda. And just tell yourself,
ja lihtsalt ütle endale by inheritance, pärandi kaudu I have received this. olen ma selle kätte saanud. The Father has put his whole name in his Son. Isa on pannud kõik oma nimed poja sisse. Everything that he is. Kõik see, mis tema on. And now you are called by the same name. Ja nüüd sind kutsutakse selle sama nimega. So everything you need by faith, Nii et mida kõike sa vajad usu läbi, you have already received by inheritance. siis sa oled nagu pärandi kohaselt selle juba kõik saanud. It's yours. See on juba sinu oma. It's according to identity. See on identiteedi järgi juba sinu oma. When you understand who you are as a family member in God's kingdom, Kui sa mõistad, kes sa oled perekonnaliikmena Jumala kuningriigis, you begin to lay hold of some tremendous promises. siis sa võid saada kätte kõige vägevamad tõotused. Hallelujah. I hope I didn't confuse anybody Ma loodan, ma kedagi segadusse ei ajanud, because I knew that was going to happen. There was a lot to unpack. sest ma mõtlesin, see võib juhtuda, sest seal oli palju asju, mida peaks veel lahti seletama. But maybe I can come back some other time and unpack some more of that. Võib-olla mingi teine kord ma tulen tagasi ja siis veel seletan neid Come on, asju. let's give him some praise. Kiidame teda. Hallelujah. Hallelujah.